tulemast järjekordsele reaalajamajanduse video ülekandele ja täna räägime siin hästi toredast teemast, mis on võib-olla natukene ära leiatud, nimelt kestlikkuse aruandlus. Ja kestlikkuse aruandluse osas on viimasel ajal olnud erinevaid uudiseid ja alustamegi praegu sellel teemal, et kuidas see kestlikkuse aruandluse hetkeseis nii Euroopa Liidu tasandil Eesti poole peal päriselt on. Minuga on stuudios Andres Soosalu, kes on kestlikkuse aruandluse nõustaja ja Euroopa Liidu nõustaja Ande Audiitor KPMG OÜ-st mõlemast. Aitäh, tore olla ja nüüd jagada, sõna tulla. Teeks siis põgusalt kiire ülevaate, mis seisus Euroopa tasemel kogu see kestlikkuse aruandlus on. Täna Eesti seadusandluses ehk raamatupidamisseadus on kestlikkuse aruandluse kontekstis endiselt kohustus olemas kõikidel suurettevõtetel. Küll aga kohustus on siis lükatud, see on suudetud siis sisse viia raamatupidamisseadusesse, et kohustus algab 2027 majandusaastatest alates. Nüüd see on siis tänane nii-öelda hetkeseis, küll aga jooksvalt on Euroopa Liidu tasemel käimas siis arutelud ja vaidlused, kuna soovitakse ja ongi plaan muuta siis neid piirmäärasid, et millistele ettevõtetele, milliste näitajatega alates siis kestlikkuse aruandlus lõpuks jääb, see 2027 aasta ja edasi. See on ilmselt lahtine. Täna on erinevad ettepanekud tehtud. Tõenäoline on, et piirmäärad saavad olema ühest küljest töötajate piirmäär, et ettevõtetele 1000 pluss miinus töötajad. Eks nende arutelude tulemusest saab lõpuks, võib natukene see muutuda pluss miinus, aga suuruselt tõenäoliselt jääb selliseks, et 1000 või siis seal peale. Ja see põhineb lihtsalt sellele, et mida on Euroopa Parlament, erinevad komisjonid, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ise ka nagu ettepanekutele lauale pandud, mis need piirnevad siis olla võiksid, et need on kõik seal 1000 ja pluss isegi. Ja viimasel hetkel, oktoobri alguses pakuti kompromisslahendusena välja ka siis 1000 töötaja piirmäär ja lisaks veel ka käibe piirmäär 450 miljonit eurot. Ehk siis 2 sellist kriteeriumit, mille täitmisel tekiks siis kestlikkuse aruandluse koostamise ja auditeerimise kohustus. Nüüd täna seda sama kompromissettepanekut arutati, aga ei jõutud üksmeelele ja selle tõttu on justkui avatud veel see kompromissettepanek muudatustele, aga kui palju ta muutub ja mis suunas, täna on raske ennustada. Endal ise tunne ütleb, et eks ta samadesse suurtarbitesse jääb, aga täna vaadati, mis selle omnibusse kontekstis Euroopa Liidus toimunud on, väga ei julge võib-olla tugevaid seisukohti võtta. Aga lihtsalt vaadates seda fooni nendes sellistes ettepanekutes aruteludes, et siis sinna suurtarbitku need piirmäärad jäävad. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes ma täna julgen 90% tõenäosusega öelda, et suurettevõtted tänas raamatupidamisseaduse definitsiooni võttes suurettevõtted, kellel on alla 1000 töötaja, tõenäoliselt ei saa kunagi kohustuseks. Ja see käibepiirmäär on siis ka veel sõltuv, et eks tõenäoliselt mingil määral see käibepiirmäär ka seatakse, aga mis summast tuleb olema, et seda võib-olla ei julge täna nii kindlalt öelda. Aga et see me täna ise enda ka võrduslikud, mis need suunitlused on, mis pigem öeldud, et pigem tõenäoliselt, et piirmäärad kaotab 1000 ehk sellega võib rohkem arvestada. Nüüd, millal see selgeks saab, mis need piirmäärad lõpuks on, et lootus on see, et plaan Euroopal on, et 2025 aasta lõpuks jõuaksid mingi kompromissini ja sealt edasi on siis see, et selle seadusmuudatuse tegemine ja siis lisaks see veel, et liikmesriikidel oma endil aega siis oma kohaliku seadusandlusse need muudatused üle võtta, kuna tegemist ei ole otsekohalduva määrusega, et see kohustus seatakse läbi siis kohaliku seadusandluse ehk Eesti kontekstis läbi raamatupidamisseaduse. Ehk siis see on suures pildis täna selliselt, ehk siis 1000 töötajat pluss tõenäoliselt on need piirmäärad ja tõenäoliselt ka käibe piirmäärad. Täna välja pakutud esmasena 450 miljonit.
Ehk siis Eesti kontekst me just vaatasime ka eelmise majandusaasta nagu aruannete ja riigi avaandmete põhjal, et seal on võib-olla 8 ettevõtet, kes sinna piirmääradesse kuskil jääb. Sealt on siis välja jäetud kõik need ettevõtted, kes tõenäoliselt kasutavad seda kontserni vabastust, ehk siis neil on kuskil emaettevõte mujal. Et nad ei hakka kohalikul tasandil seda tegema. Ehk siis kui meil ennem oli suurusjärk 200 pluss ettevõtet, siis täna sellest jääb tõenäoliselt järgi 8 ettevõtet peale. Mis praktikas tähendab seda, et suur enamus, kes valmistus praegu, et valehigis ette, et kohe-kohe tuleb see kohustus ja neil on siis antud hingetõmbe aega või nad teevad praegu üldse? No minu enda kogemused, kuna ma olen nii audiitoriga nõustajad, siis tausta mõttes on need väga suured börsiettevõtted, kes on viimase 24 aasta kohta tegema, et nemad on justkui äraootaval seisukohal, nemad peavad endiselt tegema kehtiva seadusandluse kohaselt. Ehk siis täna me kohati oleme nende puhul sellise olukorras, et ka seal on ettevõtted, kellel see 1000 töötaja piirmäär ei pruugi täidetud olla või see käibe piirmäär lõpuks, et nad teevad täna aruandlust, mille jaoks neil kohustust ennast tulevikus kaob. Et nemad on nagu ühes võib-olla kõige totramas seisus kohati ja siis teine ports ongi need suurettevõtted, kes esialgse ja täna ka raamatupidamisseadus kehtivate piirmäärade kohaselt on kohustus seda aruandlust teha. Nemad hakkasid nagu pihta, sest et teadmine oli 25 aasta kohta seda esmakordselt tegema enne seda Euroopa Liidu poliitilist ja nagu määruse muudatusi. Need, kes alustasid, nad jõudsid üldiselt sellise esimese sammu ära teha, need, kellega me nõustasime. Ja seal on, ütleme, laias laastus, meie klientidest oli 20-30 ettevõtet, ütleme, keda me nüüd paari aasta jooksul jõudsime nagu toetada. Et nendest ma julgen öelda, et valdav enamus ikkagi jätkavad, teevad ise mingil kujul vabatahtlikult aruandlust, küll mitte nii keerukalt, kui see Euroopa Liidu standard täna esmapilgul ette näeb, vaid vaatavad, et okay, mis on neile vajalik ja oluline info, mis on nagu nende aruandluse lugejatele. Ja võtavad muidugi malli, mis Euroopa aruandlus on, et lähtudes siis sellest, nende enda võib-olla kliendid tarnijast vajavad ka omale enda aruandluseks siis sealt mingit infot tulevikus, et nad võtavad seda malli, aga nad teevad seda lihtsamalt, vähem bürokraatlikul, vähem võib-olla sellise nagu vormilisel kujul ja keskenduvad sisule rohkem. Ja kindlasti on ka paar tükki, kes alustasid seda teekonda lihtsalt selle tõttu, teadsid, et neil kohustus tuleb. Neil nagu nad ise sealt mingit muud väärtust võib-olla ei näinud. Et need ongi täiesti piduritama öelnud, et me senimaani kohustust ei ole. Me ei plaani nagu midagi edasi teha. Aga see sõltuski väga palju sellest, mis oli see tegevusala, mis olid ka kliendid, ehk siis need justkui kestlikkuse mõistes need sidusrühmad või need huvigrupid. Üldiselt need, kes midagi ei teinud, olid sellised, et mingi väga Eesti-keskne äri, ühed kohalikud omanikud ja see kliendibaas on ka eraisikud või kohalikud elanikud, et need ettevõtted, kellel see kliendibaas on pigem nagu väljapoole, eriti Skandinaavia poole näiteks suunatud, et nemad juba tegelikult enne seda aruandluse kohustuse tekkimist. Neid juba küsiti, nad juba tegid igasugu raporteid, küll mitte võib-olla avalikult, aga nad pidid oma välistele osapooltele ka tegelikult infot andma ja see kestlikkusaruandlus oligi lihtsalt selline selle asja nagu terviklik nagu vaade ja loodetavasti oleks täitnud siis ka võib-olla nende erinevate küsijate nagu infovajadus, et see peaks 20 tarnijale või kliendile eraldi igat küsimustikku täitma. Ja eks selle tõttu tõenäoliselt seda aruandlust jätkavad need, kellel on kliendid siis kuskil välisriikides, eriti Skandinaavias, sest see ka tegelikult oli ennem ja on ka tõenäoliselt edaspidi ikkagi nende klientide või partnerite nagu ootused. Nad teevad koostööd ettevõtetega, kes nagu tegelevad selle kestlikkusega või mitte ainult siis aruandlusega, vaid ka sisuliselt, et seal see nagu aruandlus on pigem informatsiooni või selle andmiseks nende partneritele. Aga nende ootus on sisuline asjaga tegelikult. Väga lühidalt see on siis minu enda kogemuses, et väga selline ja paljud on ka äraootaval seisukohal tõenäoliselt just selle tõttu, et nad tahaks teada, et isegi kui nad tahavad aruandlust jätkata, nad tahaks seda teha kas siis vähemal või suuremal määral selle Euroopa kestlikkusaruande nagu printsiipide kohaselt, isegi vabatahtlikult. Aga lisaks sellele, et piirmäärad on täna muutuses, ei ole teada, kuhu nad langevad, täpselt, et mis piirmäärad olema saavad. Lisaks on muutmisel täna muutmisprotsess ka täna käimas nende kestlikkusaruande standardite kontekstis.
ja neid peaks loodetavasti 2026 teises kvartalis loodetavasti nagu paika saama. Eks muudetakse lisaks sellele piirmääradega standardeid, mille järgi täna ettevõtted on täna 2 aastat, 25 aastaga nagu aruandlust koostanud, et neid muudetakse mõnevõrra selgemaks, lihtsamaks, loodetavasti paremini nagu kasutatavaks. Et see on ka, mis mõned ettevõtete puhul ongi väga suur nagu dilemma või küsimus, et me tahaks aruandlust teha, me tahaks ka mingit standardite raamistikku kasutada, aga mida ma siis kasutan, et mul ei ole mõtet seda vana, täna kehtivat standardit kasutusele võtta, kuna ma tean, et see muutub aasta pärast. Ja teiseks see standard, mida Euroopa Liit või Euroopa Komisjon ise nagu siis soovitanud või inglise keeles endorse inud, on siis väike ja keskmise suurusega ettevõtete kestlikkusaruandlusstandard, et see ka tegelikult, olgem ausad, Eesti tänaste kriteeriumite suurettevõtetele, ta on ikkagi liiga kitsas, liiga nagu vähe informatsiooni tihti nende tarnijate, nende huvigrupide jaoks. Et see ongi nagu, nad ei oska nagu ühte või sa ei tea, kus suunas nagu joosta, et siis see ka täna natukene nagu takistab seda ka nende ettevõtete puhul, kes näevad siin nagu mingit väärtuste vajadust, mida kestlikkusaruanded ka nagu väärtuspõhiselt nagu teha ilma selle kohustust nagu arvestamata. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes väga segane siis, ja eks palju, ma arvan, natukene selline uus hingamine või see tekibki siis, kui Euroopa Liidu tasemel asjad saavad lõpuks paika, olgu need piirmäärad, mis nad on, aga vähemalt on nagu selgus, kindlus, ettevõtted teavad, okei, ma saan selle baasilt edasi minna, selle baasilt nagu tegutseda. Ja teine pool on ka siis see, et eks ettevõtted täna kogu selle aruandlus on nagu lihtsalt see jäämäe tipp, et eks see sisu või mõte kogu selle asja on, et ettevõtted sisuliselt asjaga tegeleksid. Selles mõttes see teadmine, et vahet ei ole, mis piirmäärad on, et vähemalt mul on nagu 2 aastat aega, et annab nagu ettevõtetele aega rohkem tegelikult süveneda või keskenduda ka asjadega sisuliselt tegutsemisele ja ka normaalselt ka siis seda aruandlust nagu üles ehitada, et see on piisavalt keerukas protsess, et nende esialgsete ajaraamide kontekstis oleks väga, väga hullumeelne aasta kujunenud kõigi jaoks, nii ettevõtete kui audiitorite jaoks. Selles mõttes igatpidi teretulnud nagu vähemalt see edasilükkamine ja ka piirmäärade standardi kohandamine. Need esialgsed tähtajad olid paika pandud lähtudes asjaolust, et on vaja kiiresti reageerida sellele globaalsele kliimamuutusele, kliima soojenemisele ja muule. Aga kui nüüd minna veidi konkreetsemaks ja mõelda niimoodi, et need, kes praegu seda aruannet reaalselt on hakanud tegema, siis kui palju nüüd ka need uued kestlikkuse vandeaudiitorid või kes seda ikkagi nimetada. Üldiselt kestlikkuse vandeaudiitor, see on väga mitte suupärane ja pikk lohisev nime. Nimetame neid lihtsalt kestlikkuse audiitoriteks või siis tavapärased audiitorid, kes suudavad teha ka ESG auditit. Nemad ju eelmine aasta võtsid ka endale selle kohustuse, et nad hakkavad ennast iga aasta täiendama, teevad tõenäoliselt mingisugused eksamid ja nii edasi. Neil on hetkel ju tööd vähe, eks ole? Jah, no ütleme, puudutades siis täna aktiivselt, nagu korra mainisin ka, et ongi siin väga suured börsiettevõtted, kellel täna see aruandlus ja auditingumustumine käib. Neid on ka täna 10 ettevõtet Eesti peale kokku. Ja arvestades, et tegemist on väga suurte börsiettevõtetega, kelle finantsaudiitoriteks on muidugi väga suured audiitivõrud, KPMG või PwC või EY, mis need lühendid meil kõik siin on. Et siis muidugi nemad valivad oma ka kestlikkusaudiitoriks üldjuhul sama finantsaudiitorid puhtalt selle tõttu, et ettevõttel endal on lihtsam, sul on mingi teadmine olemas audiitoritel juba sellest, mida sa teed üldse või mis äri sa ajad on ja mis su keskkond on. Ehk siis see on see tänane seis ja ka seal on nagu illustunud, et finantsauditis on mõnel, see ei ole nii suur on ju, et see 10 on jagatud enam-vähem pooleks 2 vahel ja siis paar tükki on sellel või 3. Tuleviku vaates, nagu mainisin, et kui need piirmäärad saavad 1000 töötajat ja 450 miljonit eurot käive, et siis see arv jääb isegi veel väiksemaks ja siis see killustumus on veel nagu tõenäolisem tekkima. Ehk siis
võibki tekkida olukord, et kus näiteks valdavalt enamikku teebki üks nendest suurtest büroodest, et see nii-öelda reaalne oht, mis on või noh, reaalsus, mis võib nagu tekkida. Et eriti vaadates, kes need suured on ja kes on täna nende finantsaudiitorid, et nad on pigem nagu koondunud. Aga jah, nagu kestlikkus vandeaudiitorid sai lõpuks, ma ei mäleta, mis see arv oli, aga 100 ringis, kes siis ja nad olid, seda saigi siis nagu teha need, kellele eelnev finantsaudiitori nii-öelda litsents. Et siis nendest 100, ma julgen öelda, et on võib-olla 10 tükki saab siis seda praktiseerida päris elus on ju edaspidi, kui need piirmäärad selliseks jäävad. Et siis see nagu reaalselt selle auditi pool täna. Aga kui nüüd selle aruandluse enda juurde minna ja hakata mõtlema, et milleks seda kõike täpselt nagu ettevõtte seisukohalt vaja läheb, mitte nagu laiemas vaates, vaid just nimelt ettevõtte enda seisukohalt, siis kuidas tegelikult nüüd need, kes praegu päriselt on oma esimesed aruanded ära teinud, kuidas nad ennast tunnevad ja vaatad sa nagu audiitorina nende meeleolu siin tõsile tuua? Ma arvan, mõne suurema meeleolu on ka uudistest saanud lugeda eelneval aastal. Et ega nende jaoks see midagi nagu toredat ei olnud, puhtalt nendest selle vaatest, et see lisab väga palju kulusid, arvestades nii aruande koostamise kulu, mis oli vähemalt ühele inimesele täiskohaga töö, pluss olid kaasama nagu ressursse väga palju ka mujalt nagu ettevõttest, kui me räägime suurtest börsiettevõtetest tähendab täna, kellel see nagu praktiline kogemus on selle tänase kehtiva standardiga ja teiseks ongi auditikulu lisaks on rahaline ja ajaline kulu on. Ja see ei olnud nii auditi kui ka ettevõtte vaatest esimesel aastal nagu see oli väga, väga keeruline nii-öelda. Just selle tõttu, et see standard on väga keeruline, väga põhimõtteliselt kujutage ette, et kui te peaksite esmakordselt rakendama või varem näiteks, kui me teeksime esimest korda raamatuid, nagu see aasta aruannet ja meil oleks esmakordselt ees näed, siin on tulnud standardid hakanud koostama. Et see on põhimõtteliselt sarnane olukord, sa hakkad nagu nullist nii-öelda ehiteks seda süsteemi looma, kuidas sa seda aruannet kokku paned ja standardid tõlgendama ja aru saama uut, kui finantsaruandluses on väga ilusti nagu kokku tänaseks juba selle ajaloo baasilt on kujunenud nagu aru saanud, kuidas me ühte või teist asja nagu tõlgendame selle standardit, siis kestlik aruandlusstandardit seda ei olnud, et väga palju auru läkski selle peale, et kas klient on üldse õigesti aru saanud, mida ja kuidas ta peab püstama ja meil siis audiitoritena, et kuidas me siis need puudused või tähelepanekud nagu lahendame või aitame kliendile ikkagi positiivse otsuseni jõuda. Et see nõudis väga palju aega ressurssi, puhtalt selle aruande poolelt. Et ma ise tahaks loota, et need harjutused, kui me selle aruandluse kõrvale näiteks see ma ei tea, kui palju on kuulajatest teadlikud, aga enne kui see aruande üldse jõuad, sa pead viima läbi olulised hindamise, et aru saama üldse, et kus on su ettevõtte nagu need olulised mõjukohad ja mõeldes siis nendele erinevate kestlikkuse aspektidele, olgu see keskkonna aspektid nagu kliima, looduslik mitmekesisus, vesi ja jäätmed ja teisest küljest ka nagu sotsiaalsetele aspektidele, et nagu oma töötajad, tarneahela töötajad, ühiskond, kliendid. Et see harjutus ma isiklikult tahaks loota, et andis ettevõtetele selle nagu läbikäimine ja läbimõtlemine enda jaoks andis ikkagi, ma loodan, mingit nagu väärtust ettevõttele endale, et isegi kui esialgu kogu selle negatiivsete emotsioonide baasil võib-olla seda ei suudetud igad ettevõtted nagu teadvustada. See on üks asi, mida ma ise näen, et mis on hea ja mis võib lisada nagu väärtust läbi selle, et sealt võivad tulla välja mingid temaatikad, mis võib-olla sul ei ole täna homme nagu olulised, aga näiteks 5-10-15 aasta perspektiivis ettevõtete nagu strateegilise või ka sellise jätkusuutluse kontekstis sa võiksid nagu täna nagu arvestada või vaikselt nagu mõtlema hakata. Et olgu, ja eelkõige need tulenevad siis muidugi sellest nii-öelda kliimamuutustega seotud aspektidest, kuidas see hakkab Eesti ja meie majanduskeskkonda ühest küljest nagu need füüsilised pooled mõjutama ja teisest aspektist, et kogu selle nii Euroopa Liidu nagu suundumised ja Eesti enda regulatiivne pool ka, et kuidas nad tahavad suunata siis kogu seda majandust nagu kliimale väiksemat mõju avaldama. Et need on aspektid, mida peab arvestama
mida on, ma arvan, hea ettevõtetel ka nagu veidi tulevikku vaatavalt nagu mõelda, et mis on need tendentsid või kuhu suunas me tõenäoliselt täna hakkame liikuma ja kuidas see hakkab minu ettevõtet, milliseid finantsriske või võimalusi mulle tekitab. Ta ei ole pelgalt see, et sa vaatad, et mis mu keskkonnamõju nagu väljapoole on, et kuidas ma millelegi halvasti mõjun, vaid sa vaatad ka seda finantsaspekti, aga lisaks seda, kuidas see positiivselt mingeid asju mõjutab. Näiteks oma töötajaskond, ma arvan, Eesti enamikes ettevõttes on väga hea, ehk siis see on kindlasti positiivsed aspektid, mida välja tuua saab ettevõte. Et need on mõned näited, kus ma ise näen, et see nagu sisuline pool on. Ja teine aspekt, nagu ma ka eelnevalt mainisin, et need kliendid, keda me siin oleme nõustunud, et seal me oleme näinud konkreetselt, et nende koostööpartnerid on öelnud, et kliendid, olles siis, ütleme, et Eesti ettevõte, siis on nagu tarnepartner. Et nende ootus on väga selgelt, et see Eesti ettevõte tegeleks nende kestlikkuse aspektidega ja just nendega, mida see tarnija peab enda kontekstis oluliseks on. Tihti on need, ongi see, kuivõrd palju sa nagu heitmeid tekitad selle oma tootmisprotsessiga, mida tema sisendiks ostab, on ju. Et kas sa tegeled või kas sa juhid või kas sa proovid leida seal ka nagu efektiivsuskohti ja lisaks ka kõik muu, on ju. Et see teatud sektorites, ma ei saa öelda, et see on üldistav, et igal pool, et teatud sektorites teatud nagu kliendibaasiga saab see olema tulevikus nagu üheks nagu kriteeriumiks, et kuidas siis teid ettevõttena võidakse ka hinnata, et kas sa saad tema partneriks ja mis tingimustel. Eesti sees seda täna veel ma näinud ei ole, et kui teil on teie taoline ahel või see ring on pigem Eesti sisene, et seda me ise pole nagu täheldanud veel, aga olles teades neid suuri börsiettevõtteid, et nende suunduvus või suund on ikkagi sinnapoole, et nad hakkavad rohkem infot koguma oma partneritelt, et oma nagu seda mõjusid mõõta täpsemalt ja aru saada täpselt, kus need mõjud on ja ka neid mõjusid juhtida, on ju. Et see hakkab tulevikus võib ka lõpuks mingite tasemete, mingite nagu erinevate tasemete läbi jõuda ka väiksemate ettevõteteni. See on see mu enda nagu vägelikult jah, väärtuse poolelt. Paljuski võib see tunduda täna nagu rohkem nagu riskide maandamine, aga ka teatud sektorites võib see olla reaalselt ka nagu võimalus, et kuidas sa nagu serveerid või turundad või vaatad oma ettevõtet, et kas sa saad neid positiivseid aspekte kestlikkuse poolelt ka enda nagu edukuse kontekstis nagu välja tuua ja see võib olla ka nagu üheks nagu selliseks veenvaks argumendiks partneritel. Ehk ettevõttel võivad olla täiesti erinevad ambitsioonid, et miks selle kestlikkuse aruandest tahab nii või naa esitada ja teha ka siis, kui seda otsest kohustust täna ei ole. Siin oli üks tore slaid sul ka, et ilmestavad siin riba pealt võiks just seda ambitsioonikuse erinevaid tasemeid illustreerida. See jah. Et seal ongi kõige madalam tase on, et ei tee midagi. Ja kõige kõrgem tase ongi siis see, et see on äärmustest rääkides ongi siis see, et ettevõtte tunnetab ja näeb, et see on osaks tema nagu väärtuspakkumisest või osaks tema üheks nagu oluliseks tema edu ja nagu tuleviku kasvu ja selle nagu aluseks. Ja see on nagu, ja see eeldab muidugi seda, et see ettevõtte sisemiselt nagu jälgib seda ja see on saanud obaks nagu ettevõtte väärtuseks. Ja need järgnevad tasemed ongi seal siis olenevalt sellest, kuivõrd ühel või teisel pool see äärmuses oled. Eks me nõustamises oleme nendega, kellel puudub see ambitsioon või me pole kokku puutunud, me ei nõustume sellega autodes praktikas. Küll aga meie nagu see kokkupuude algab siis sealt see, kes see teine tase, ehk siis need, kes siis tahavad seda vastavuses olla. Need olidki siis näiteks need ettevõtted, keda mainisin paar tükki, kes kui said teada, et piirmäärad muutuvad, kohustus lükkub edasi, et tõenäoliselt nemad jäävad piirmäärast välja, et nemad siis rohkem nagu midagi edasi teinud. Ja täna need suured börsiettevõtted, ma arvan, et nemad on seal 3.–4. tase vähemalt. Mõningal juhul seda viimast taset pigem ei julgeks väita, aga ma arvan, et selline strateegiline osa juhtumist kindlasti neil peab olema. Nad on nii suured kontsernid ettevõtted täna. Et sa vähemal või suuremal määral isegi endale teadlikustamata või seda sellise kestlikkuse terminoloogia sisse nagu vanemata saavad tegelikult asjadega nagu need ettevõtted tegelevad ja tegelevad ka edaspidi. See aruandlus on lihtsalt selline lisaaspekt selle juures.
Mhm. Ühesõnaga neid, kes praegu vaatavad asja väärtuspõhiselt, neid sest kas on väga vähe või peaaegu ei olegi. ja noh, ütleme sellised nendes ettevõtted, kes on nagu sellised suured ettevõtted, ma arvan, kui mõtlevad startupidele või sellistele alustavale ettevõtetele, kus kultuur ja see baas on nagu teine, et noh, seal tõenäoliselt on see võib-olla väga tihti üheks nagu väärtuspakkimise osaks nagu onju, eks nad pigem sellised need suurettevõtted, kes nüüd täna on, üldiselt on pikalt tegutsenud, see kultuur ja see nagu, see on seal nagu pigem nagu võib-olla nagu kujunenud välja nagu muul ajal. et noh, ma arvan, et täna ettevõtted, kes alustavad või olevad ka turgudes segmentides, et seal võib väga vabalt olla ka täna juba valdavalt väärtuspõhine. et ka see kestlikkuse aspekt on välja tulnud. Aga selline strateegilise juhtimistasandi teema on siis pigem asi, mis on praktilisem ja tundub juhtkonnale ka mõttekam, miks üldse tegeleda kestlikkuse aruandega. No minu hinnangul küll, sest et noh, kuidas me seda ise nagu mõelnud oleme või lahti mõtestanud, et kui mõelda nagu selle kestlikkusaналüüsi printsiipide peale, et mida ta nagu annab või mis see nagu väärtus seal olla võib, ongi see, et selle kestlikkusaruande koostamisel ja näiteks ka selle eelnevalt mainitud olulise analüüsi läbiviimisel ettevõte peab ja on tänast vähemalt Euroopa kestlikkusstandardite kohustatud vaatama kaugemale nagu tulevikku. Et kui meil täna finantsaruandlus ja majandusaasta aruanded on nagu pigem minevikku vaatavad ja noh, ettevõtted ise muidugi strateegilises juhtimises ja nagu igapäevaplaanid vaatavad ka tulevikku, aga see vaade ma ei usu, et on 5 pluss 10 pluss 15 pluss aastat onju. Et jah, see ei pruugi olla võib-olla täna igapäevase tegevuse kontekst, et noh, et annab mulle tohutut väärtust küll, aga nagu ma enne mainisin, et on teatud aspektid, millega pikaajalises vaates arvestamine võib siis mängida rolli selles, et kas ettevõte 10-15 aasta pärast on veel sama heas seisus või kas ta võib olla paremas seisus. Et selline strateegilises vaates teatud riskide või selliste mõjukohtade nagu teadvustamine ja isegi kui sa täna midagi seal otseselt tegema ei pea, aga sa oled teadlik, et näiteks 50 aasta perspektiivis see võib hakata minu äri mõjutama. Selline informatsioon ja teadlikkus, mis aitab loodetavasti ettevõtted paremini strateegiliselt nagu mõelda ja planeerida. Aga noh, selle väärtuse nagu realiseerimiseks või noh, see järgmine slaid võib-olla ka, et sellele on ka, ma arvan, hea peatuda, et kui me räägime üldse, ja ma tahtsin ka selle slaidi nagu esile tõsta, kogu selle kestlikkuse aruandluse mõttes olgudes kohustuslik või mitte, et kõige olulisem, lisaks üks väga oluline vundament sellele on ka see, et sa saad aru, et kes on need aruande tarbijad või noh, kui sa teed vabatahtlikult, et noh, kellele sa tahad seda aruannet jagada või noh, kellele ta võib olla nagu kasulik sisend ja arusaamine siis, et mis on tema nagu nii-öelda ootused või informatsioonivajadused. Et kui me räägime sellest aruandluse nagu väärtusest nii-öelda ilma seda kohustusele nagu mõtlemata, et siis see on see, mis on väga paljuski võib mõjutada seda, et kas sa saad sellest aruandest mingit väärtust ettevõtte konteksti või mitte. Kui sa tahad näiteks oma aktsionäride võib-olla klientidele ja nagu kogu kohalikule kogukonnale, pigem rohkem klientidele suunatud aruannet teha, et sa pead aru saama, et mis on tema jaoks need olulised aspektid, mida ta ootab või vaatab oma nagu partneritelt kestlikult aruandes. Et muidu sa võid väga ilusa ja väga hea aruande kokku panna, aga see klient võib-olla ütleb ikka, et ma ei tea, see ei ütle mulle väga midagi, või see ei tekita mul rohkem usaldust või seda, et see on nagu see oluline aspekt, mida tasub alati nagu kaaluda ja mida ma kas teha kohustuslikult või kas üldse mõelda, mida nagu teha, et ennem see nagu kaardistus ikkagi enda jaoks ära teha ja läbi mõelda. Kui teha midagi, siis sa pead aru saama, kes on nüüd sihtgrupp ja kes on see kasutaja siis aruandel. Aga strateegilises vaates jah, et ma arvan, see peamine on see pikaajalisem vaade ja ma arvan ka ikkagi selle teadvustamine pikaajalises vaates kliima ja keskkonna mõjud hakkavad ka vähem või suuremal määral meie ettevõtted ja meie majanduskeskkonda mõjutama. Seal ei pea iseenesest ise väga palju teadustööd tegema hakkama, et väga head sellised kokkuvõtlikud analüüsid tegelikult on olemas Eesti, nüüd tänavust Kliimaministeeriumi kodulehel, et näiteks mida Eesti kliima tõenäoliselt tegema hakkab siin kuni 2100 ja lisaks taustal, et kuidas see
et see, et kui meil Eestis ei juhtu midagi, ei tähenda see, et mujal maailmas, kui kliimamõjud on suuremad näiteks, et seal näiteks rahvastiku liikumised, sellised aspektid ei hakkaks meie nagu majanduskeskkonda inimesi mõjutama. noh, rääkimata, kui see kliima kõrvale jätta, siis juba näiteks selle aspekti arvestamine, et kuidas Eesti nagu rahvastiku püramiidi suurus ja olemus hakkab mõjutama tegelikult meie majanduskeskkonda ja kuidas ettevõtted selles muutuvas keskkonnas saavad hakkama, et olgu kas siis klientide hankimisega või siis ka töötajate nagu hankimisega. et kõik on sellised aspektid, et mis jah, võib-olla sul täna, mingid asjad võivad olla juba täna aktuaalsed, aga need on väga pikaajalises vaates väga olulised strateegilised küsimused, millega ettevõte nagu peab vähemal või suuremal määral täna ka vaikselt nagu mõtlema hakkama. ja kui mõelda erinevate tööstusharude peale, siis ilmselt see mõju on ju ka väga erinev. kui me mõtleme metsatööstuse peale, siis seal on täitsa nagu üks-ühene seos. samas, kui me mõtleme teenindussfääri kohta, siis seal ei pruugi nagu seda seost üldse tunnetada. ja eriti kui vaadata mikroettevõtluse kirjulik maastikku, mis Eestis on ju tuhanded ja sajad tuhanded firmad isegi, siis seal võib-olla ei taju seda seost absoluutselt, et mismoodi nüüd see väike mikroettevõtja teenusepakkuja, kes esitab põllumaale kuus ja sellele suurele kontsernile, kuidas tema nüüd saab aidata kaasa, et see kesklikkuse aruanne kuidagimoodi muudab midagi paremaks või üldse ka sisuliselt tema tegevus muudab midagi paremaks. aga noh, see on jällegi pigem selline isikliku tarbimise teema, et kas see tarbija on alati teadlik oma tegevuse mõjudest ja kõigest muust. selle mikroettevõttel ongi väga raske ja suurel ettevõttel ka, noh, näiteks on väga, võib-olla tihti raske nagu aru saada ja väga kulukas ka nagu aru saada, et noh, mis see tegelikult nagu mõjud on. noh, olgem ausad, et ega nendel suured ettevõtted, neil ei ole ju täna keskkonna või noh, see kestlikkus on niivõrd lai valdkond, et põhimõtteliselt tuleb vaja mingit teadmist või kohati ka väga süvendatud teadmist erinevatest valdkondadest üldse aru saada, kus sul need mõjukohad on. et see on, kui suurettevõtetel on see juba keeruline ülesanne, et rääkimata väikeettevõtetest, et seda ressurssi või ei finantsilist ega ka nagu inimressurssi täna Eestis ei jagu piisavalt. et seal ongi see koht, et kus tõenäoliselt ma näen, et erinevad tarkvaralised või nagu sellised sektori vaates lahendused, mis aitaks nagu lihtsustada seda tulevikutoodet hästi. ja Eesti väike ambitsioon on ju Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poole pealt vaadates ka reaalajamajanduse edendamine, et selline digiökosüsteemi loomine, digimajanduse edendamine, kus kõik ettevõtted omavahel võiksid näiteks andmeid elektroonsel kujul, vähendades samal ajal ka halduskoormust ehk justkui ühekordse eestamise printsiibi põhiselt need kõige väiksemad mikroettevõtted, kui nad esitavad oma teenuste eest arveid keskmistele suurematele välissuurte ettevõtetele, nad põhimõtteliselt edastavad juba need vajalikud detailandmed, mille alusel need suured ettevõtted saavad ka oma ESG aruandlust, kestlikule aruandlust automaatselt täita. Ehk selles mõttes nagu kõik ikkagi puudutab see kestlikule aruandluse teema. Andmete poolest eriti, et siin on üks slaid, mis on selline, mis vastab väga palju mu enda nii auditeerimise kui ka nõustamise poolelt kogumise kogemusele, et kui me räägime andmetest ja sellest info kogumisest, esitamisest, et see andmed lihtsalt tausta mõttes jällegi selle konteksti luues, et kui meil finantsaruandes täna on üks mõõtühik on eurod, kõik numbrid aruandes on selle baasil praktiliselt, siis täna kestlikkuse aruandes need suurettevõtted, täna siin on väga börsiettevõtted, et neil igas valdkonnas võib siin olla väga palju erinevaid nagu mõõtühikuid või näitajaid, mille kohta sa pead andmeid koguma ja esitama. Ilmselgelt nende kohta täna kuskil sarnast süsteemi ei ole, kus on elus nagu raamatupidamisprogrammis, kus kõik on logitud jooksvalt. Täna väga palju toimubki see käsitsi. Ehk siis, kui me räägime sellist umbes reaalajamajanduse andmete korra sisestamisest, et jah, ma arvan, et see oleks üks koht, mis aitaks esiteks nagu juba nii-öelda kogu majanduse vaatest väga palju sellist kestlikkusaruande ja üldse aruandluse kontekstis seda kulu vähendada, bürokraatiat vähendada. Aga jah, ma täna ei praktikas olles nagu nii-öelda neid suuri ettevõtteid auditeerinud või nõustanud, et kahjuks tulenevalt selle
teatud nagu, kui me räägime näiteks kõige tavapärasem, mida tõenäoliselt kõik ettevõtted, kõik inimesed on kuulnud, ongi see CO2 jalajälg, kasvuhoonegaaside jalajälg, mida need suurettevõtted peavad raporteerima. Et see andmete hulk ja andmete allikate nagu maht, millest see kokku tuleb, et see on nagu tohutu. Rääkivalt sellest, et nende andmete töötlemine, struktureerimine selliselt, et saaks seda arvutust teha, et see on väga-väga suur töö nende ettevõtete jaoks ja täna selleks, et kui sa tahad seda automatiseerida, see on väga suur investeering. Kahjuks tihti just olles paar päeva tagasi ettevõttega arutasime neid teemasid, et ta vahetas näiteks tarkvara, soovid, et saab uue tarkvara, mis aitab teil arvutada. Aga lõpuks jõuab ikka selleni, et igal tarkvaral on mingid probleemid, miinused ja see arvutusmetoodika või põhimõtted on ikkagi, peavad olema niivõrd ettevõtte spetsiifilised näiteks, et sa pead kas ise tegema selle tarkvara arenduse, kui sa tahad seda vähegi efektiivsemaks teha või tuleb kuskilt keegi arendaja või valmis lahenduse pakkuja, mis on tõenäoliselt valmis sellele, et kui ta sobiks kõikidele ettevõtetele. Et see andmete probleem, see kogumise probleem on üks suurimaid takistusi. Täna ma näen kogu selle kestlikkuse aruandes ja kahjuks ma ise näen ka lähiaastatel, et ega siin ei ole lihtsaid lahendusi, et kõik selline reaalajamajanduse see pool aitaks kindlasti seda nagu leevendada. Aga senimaani, kuni see ei toimi, ei ole nagu ühtse süsteemina igalt poolt rakendatud, et kui sul 1 või 2 või 10 tarnijat nagu näiteks kasutab seda või rakendab seda, siis ei päästa ainult sellest, et sa pead selle üle 200 ikkagi tegema käsitööd ja arvestades neid numbreid käsid seda vähe. Ma arvan, see on väga palju efektiivsuskohti, mida tulevikus nagu leida ja mis aitaks kõigil elu paremaks teha, aga et millal me nendeni jõuame ja mis tempoga ja mis hinna eest. Ma ei kujuta ise seda ette. Täna ettevõtted paljuski on ikkagi jäetud selles mõttes omameid, et nad ise peavad need arvustused tegema ja eks nad siis teevad kuidagi vähema või suurema pingutusega, et sellist nagu suurt nagu ühtset pingutust või nagu kuidagi nagu kas Eesti või nagu sektorite üles, et ma ise nagu väga näinud ei ole. Et väga palju on sellist, igaüks vaatab, kuidas ta saab nii täpselt või vähem täpselt need numbrid kokku. No lõpuks meil on ju mitukümmend aastat kogemust, kuidas erinevad majandustarkvarad siis ettevõtte spetsiifikat arvestades ettevõtte automatiseerimist, digitaliseerimisprotsesse aitavad lahendada. Ja ma ütleksin ise selles protsessis osaline olles nii lahenduste müüja nagu ka juurutajana. See on lõputu areng ja tehnoloogia areng omakorda tähendab ju, et me peame arvestama ka sellega, et nii või naa on mingisugune 10-aastane, 15-aastane välk hiljemalt, kui tehnoloogia mõttes hakkama oma süsteeme vahetama. Ja siin võib-olla on see võimalus, et juhul, kui me neid süsteeme vahetame, siis arvestame kohe nende uute vajadustega, aga samal ajal on väga palju ka neid pärandsüsteeme, mis tähendab, et siin just üks arendajad tuli eelmisel aastal analoogilist ettevõttest välja, et nad pidid ka uurima, et kuidas me siis lahendame seda kesklikult aruandluse andmete kogumise. Ja lõpuks ütles audit välja, et arendasime 2 süsteemi. Üks põhimõtteliselt teeb meil seda majandusarvestust igapäevaselt ja teine on siis see, mis kesklikult aruande jaoks korjab mingi spetsiifilisi täiendatud andmeid, mida majandusinfosüsteemist ju ei saa. Ja kui me nüüd vaatame seda majandusinfosüsteemi teemat, siis suvaline majandustarkvara tegeleb eelkõige sellega, et me kajastame toimunud majandustehinguid või mingisugust majandusseisu. Ja selle juures ei arvesta täna vähemasti enamus majandustarkvarasid igasugused muid aspekte, mis tulevad mängu kesklikult seisukohast. Ja siin me oleme nüüd aastaid rääkinud sellest, et teoreetiliselt on võimalik kogu see kesklikkuse aruandluseks vajalik detailne parameetrite kogum panna kas või iga majandustehingit kirjeldava detailse rea peale. Ja praktikas iga majandustarkvara võib põhimõtteliselt sellise lahendaga teha, aga mis siis nagu raamatupidaja seisukohalt tähendab seda, et ma pean e-arvet koostades vaatama veel kümneid muid väikeseid nipeteid, et mida ma siis sinna e-arvele lisan, kui suurkantsler tahab saada seal CO2 jalajälje arvutamiseks vajalikud parameetrid.
lahendus muidugi, mida on jälle välja pakutud juba aastaid teooria tasandil, on see, et me teeme digitaalset tootepassi. Digitaalses tootepassis on seda ära fikseeritud, kõik on nagu parameetrid, kõikvõimalike erinevate olemasolevate või tulevaste aruandluste vajadusest lähtudes. Aga täna seda digitaalset tootepassi ei ole ja kui see veel tuleb, siis läheb tõenäoliselt hea mitu aastat enne, kui kõik majandustarkad jõuavad ka selle implementeerida. Täna me siin reaalajamajandusprojektide raames oleme juba näinud päris pikka ajalugu, suisa pea 10 aastat andmepõhisele aruandlusele üleminekul a la käibemaksu deklaratsiooni täna veel ei saa esitada andmepõhiselt, aga peaks juba hakkama midagi tulema, aga ta võttis aega aastaid. Ja kui me nüüd mõtleme, et seesama majandustehingu täiendamine detailsete parameetritega, mis on kesklikud aruandluse jaoks vajalik, võib ka võtta veel, ütleme 5 aastat, võib-olla 10 aastat, siis kus me näeme seda efekti, et kogu meie majanduskeskkond, kõik odavavad juriidilised isikud, lähegi majandusinfosüsteem on, päriselt hakkavad siis seda andmestikku nagu ühekordse edastamisprintsiibi alusel seestama ja edasi saatma ja taaskasutama, kuni siis sinnamaani välja, et üksikud kohustatud ettevõtted saavad seda vaadata automaatselt. See võib aastaid aega väga kaua aega. Et see on täna nii-öelda paratamatus. Selles mõttes ma ise tahan optimistiks olla, et me jõuame siin pigem nagu varem kui hiljem. Aga nagu sa mõned näite tuleb toonud, praktikas võtab ikkagi aega ja eks seda ma ise näen ka, et mõjutabki natukene see, et see ettevõtete arv ongi niivõrd väike. Nad on küll suured, tõenäoliselt väga suured nagu turujõuga, aga et see ka natukene ikkagi, et siis ei ole nii suurt nagu vajadust või tungi välja võtta nendel ettevõtetel, et seda asja nagu läbi suruda või nagu kiiremini nagu tööle panna. Täpselt nii see on. Kusjuures vahemärkusena kuulajatele, keda on juba päris palju kogunenud, et juhul, kui Andresele on küsimusi, siis pange nad chati kirja, sest Andres aeg saab varsti otsa ja ta kahjuks peab täna minema järgmisele kohtumisele. Nii et kui on küsimusi, kirjutage chati. Aga kui hiljem küsimusi tekib, et soov arutada, siis võime hiljem meilidel ka järele saada. Loomulikult, jah. Aga kui me juba selle raamatupidaja töö teema juurde korra jõudsime, siis kuidas nagu sa ette kujutad, et olles nüüd suure ettevõtte auditega ka kokku puutunud nii kesklikus seisukohalt kui ka muidu, et kas need majandusinfosüsteemid peaksid kuidagimoodi, ütleme siis kiiremini arenema hakkama või peaks tarbija olema nõudlikum ja ütlema, et me tahame saada seda, ehk need uusi funktsioone? Ütleme, väga laias laastus mõtlen nagu täna kahele peamisele aspektile, nüüd seda vanastandardit ja seda mõttes, mis on kõige suurema andme mõjuga ja kõige rohkem nagu võib-olla seotud sellega, et selle sama infoga või arvutiga näiteks, mis sul tuleb, mida sa nagu nii juba konteerid nagu raamatupidamist tarkvarad, siis see ongi nii-öelda kasvuhoonegaaside ehk CO2 jalajälje mõõtmine, kus näiteks tulebki info arvata, mitu kilovatt-tundi elektrit, sooja energiat sa ostsid või mitme euro eest nagu mingeid teenuseid sisse ostsid, mis need kogused olid ja nii edasi ja nii edasi. Et seal tegelikult see info on olemas või arvetel on tihti info olemas, lihtsalt mingid asju täna nagu ei logita sinna järgi, et sa ei raamatupidamist tarkvarasse, et sa ei nii-öelda logi, et mitu kilovatt-tundi ma siis selle, ma ei tea, 1000 euro eest nagu sain või maksin. See on lihtsasti parandatav, lisad dimensioonid juurde ja saad selle info sinna nagu koguda. Nüüd eraldi selline loom on see taksonoomia aruandlus. Kui me tänast seisu rääkida, et tulevikus jällegi see puudutab väga väikest arvu ettevõtteid, aga see on oma olemuselt ka täna nii-öelda lahendatav olemasolevate tarkvaradega, kuna see olemuselt on see, et sa pead hakkama müügitulu, kapitalikulud, ehk põhivarainvesteeringuid ja ka tegevuskulusid eraldi selle nii-öelda raamistiku järgi klassifitseerima erinevate tegevusaladele. See ei ole väga keerukas, see tähendab just seda, et kui sa põhivarainvesteeringuid teed, lisadimensiooni juurde, et kas see nüüd läheb ühe nende taksonoomia all olevate tegevusalade klass või mitte ja samamoodi müügitulu ja ka nagu tegevuskulude. Aga see tähendab, et raamatupidajaks jällegi seda, rohkem infot, mida sa sisestama pead, kui see on, kui sa käsitsi teed.
üha rohkem infot lisaks sellele, et noh, mis eurod, mis kuupäevad, mis tahad. Ja et see tarkvara siis lõpuks selle kõik talletaks ja et ta annaks siis õiged nagu väljavõtted lõpuks. Need on need, noh, kus ma näen täna kõige rohkem nagu nii audiitori kui nõustaja, kus on kõige rohkem nagu keerukust andmemahu ja selle põhiselt. Muud valdkonnad, kui me räägime sotsiaalsetest aspektidest, siis enamjaolt seotud töötajatega, töötajate andmeid kogutakse nagu nii üldiselt nagu ettevõtte või kontserni nagu üles, et sul on seda infot nagu mõnevõrra lihtsam nagu koguda. Kõige keerukam just ongi need 2 näidet, mida ma mainisin, ja tõenäoliselt ka siis andmed võib-olla veetarbimiste ja nende kohta. Neid jällegi tõenäoliselt arvetelt või siis muudest nagu kohtadest ja nii edasi. Ja need on võib-olla need kohad, mida ma ise näen. Aga lisaks on tõenäoliselt selline andmistik, et mida täna nagu raamatupidamissüsteemidega on keeruline püüda või koguda või see andmete olemus on üldse väga teistsugune, kui me räägime, mida ta raporteerima peab, näiteks ongi, et kas sul on mingi reostusjuhtumeid, õnnetusi olnud ja nii edasi ja nii edasi. See on info, mida sa tõenäoliselt ei kogu, ei saagi kunagi koguma läbi raamatupidamistarkvara. Et see tähendab seda, et sul peavad olema mitmed erinevad nagu infoallikad ja mida sa kokku võtad, aga raamatupidamistarkvara ja see info, mida sa saad nagu arvetada, see on üks väga suur osa sellest ja üks täna väga suur nagu nii manuaalse kui ka mitte manuaalselt väga suur osa tööst, mida aitaks nagu lihtsustada. Kui natuke unistada, see võiks olla mitte nii väga raamatupidamistarkvara või majandustarkvara, vaid ettevõtte tegevuse toetamistarkvara tervikuna, kus on arvestatud kõiki aspekte, mis siis puudutavad ettevõtte tegevust kui sellist. Täna raamatupidajad iseenesest väga huvitatud ei ole sellest, et neid CO2 jaoks parameetreid kuskilt arvetelt välja nappuda ja veel vähem seestada. Aga siin ongi selle reaalaja mõte, et panna ikkagi ühekordse seestamise printsiibi, kui seal algul originaalallikas paika võimalikult palju parameetreid, mis liiguvad läbi süsteemide, kui siis lõpptarbimine välja. Nii et see lahendus iseenesest võiks olla selline. Aga klassifikaatorite koha pealt, kuna andmepõhise aruandluse kontseptsioon paistab, et hakkab juba jõudnud pärale raamatupidajate kommuuniga seltskonnale, siis iseenesest igasugused klassifikaatorid, mis iganes taksonoomide jaoks nad välja mõeldud on, need peaksid olema seotud ka ärireeglitega. Ehk siis, kui me vaatame praegu majandusaasta aruannet, siis majandusaasta aruannet käsitsi seejärel registrisse näeme, et rakendub suur hulk kontrolli, mis vaatavad üle, et kas sul finantsi kasub aruanne tuleb lappes omavahel või mitte. Lubavad esitada aruannet, kus on selgelt täiuslikult momendid sees. Sama loogika, mida on välja pakkunud riikist Aleksandr Kudossov nulliaruandluse töörühma peal, et nad hakkavad tegema just nendele majandustehingutele mõeldud ärireeglite kogumit, mis klassifikaatoriga koos võiks minna publitseerimisele ja jõuda ka automaatselt majandustarkvaradesse. Ja kui seda kontseptsiooni laiendada nüüd kõigele sellele, mis siin täna kuulutanud oleme, siis teoorias peaks tulevikus just nimelt selline ettevõtte tegevuspõhise infosüsteemi ja ärisüsteemi loogika olema täiesti teostatav. Mõndades sellest majandustarkvarast edasiarendusena või sinna kõrvale, aga see loogika ja kontseptsioon võiks nagu rahuldada. Ja audiitorid on sageli mures sellega, et kuidas me saame majandustarkvarast need andmed niimoodi kätte, et me saaksime neid automaatselt auditeerida. Suuremad KPMG, EY ja teised on igasuguseid süsteemid tänapäeval loonud. Aga kitsaskoht ongi see, et kuidas me sealt ettevõttes need andmed sellisel juhul kätte saan, et audiitorid mõistlikult tõdedavaks. Ja kui me nüüd seda kontseptsiooni, millest me äsja siin unistasime, laiendamegi nagu tervikpildile, et nii ettevõtte seisukohast, raamatupidaja sisestaja seisukohast, ettevõtte strateegilise juhtimise seisukohast ja auditi seisukohast ja võib-olla ühiskonna kui aruandluse tarbija partnerite seisukohast lähtuvalt kõik mõtleksid üles võtmes, siis võib-olla me jõuaks tulevikus reaalse päris digimajanduse ja päris reaalaja majanduse ökosüsteemi loomiseni. Aga nüüd läks juba unistamiseks. Unistama peab. Jaa, vaatad vahepeal, kes on tulnud mingisuguseid küsimusi Eesti kuulame. Nüüd tagasi ei julge midagi küsida. Ja karta on, et see on mõningad üksikud kliendid siin hetkel kuulamas ei ole neid. Meie seda arve esitatud. Tegime seda. Just.
aga kas on veel muidu mõningaid aspekte, mis tundub, et jäid praegu puudutamata ja mida sa tingimata tahaksid enne tänase kohtumise lõpetamist mainida kuulajatele? võib-olla lühidalt võttes kokku, et oluline, ma arvan, et jälgida. Ma ei tea, kui palju see Eesti uudistest nagu läbi käib lõpuks jõuab, aga ma arvan, kui lõpuks need piirmäärad otsustatakse, siis antakse teada, et seda kindlasti lihtsalt olla teadlik. Aga ma ütlengi, et kui teil on alla 1000 töötaja, siis tõenäoliselt see teid tohiks puudutada. Teine asi ongi see, et kui te tunnete täna vajadust või on nagu, kas siis ongi sisemine mõte või on väline surve olnud, et keskkonnas koostada. Minu enda soovitus ongi, et see ühest välja ma rääkisin ka, et mõelda siis, kellele see keskkonnas suunatud on. Ja kui te alustate sellega, siis ikkagi mingi raamistik endale ette võtta, et muidu on väga raske alustada. Olgu see sama Euroopa Liidu poolt nagu soovitatud väike ja keskmise suurusega ettevõtete keskkonnastandard või mingi muu standard, et kui midagi teha, et siis teha pigem seda raamistikku järgi, see lisab ka väga palju usaldusväärtust nii-öelda sellisele välisele lugejale. Et ta saab aru ja see tagab ka seda, et asjad on võrreldavad. See on võib-olla selline, mida kõige alguses nagu soovitada ja sealt edasi juba ja siis jah, olulisus hindamine, millest nüüd selle arvamist kirjutada ja edasi. Nendele siis mõelda peale seda, kui sa saad aru, kes on sul need tarbijad ja siis mõelda sellele, et mis on need mõjukohad, et kuidas see ettevõttena või oma tegevustega nagu võiksid mõjutada või kuidas see väliskeskkonna aspektid siin hakkavad mõjutama läbi finantsriskide või Väga suurepärane ülevaade. Kuna hetkel ma ei näe rohkem siin küsimusi tulemas ja me oleme enam-vähem kõik teemad ära katnud ja ma tean, et seda on kiire, siis aitäh, Andres Soosalu, keskliikluse nõustaja KPMG Baltics. Nii et kui on küsimusi, võite saata ka emailiga meile ja saame edasi Andresa. Aitäh, Andres, tulemast. aitäh tutvust. Ja nüüd teeme väikese pausi selleks, et kutsuda iga esineja. Ja jätkame tänast live-webinari ja nüüd on mul hea meel tutvustada järgmist külalist. Stuudios on Merle Ojasoo, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent ärikorralduse instituudist. Tere tulemast, Merle. Tere, kena sügist peale lõunat teile. Ja väga meeldib, et sa said kiirel ajal meiega ühineda ning võtame kohe härjal saarist ja asume laiemate küsimuste juurde, sest kui Andres rääkis selliseid hästi konkreetseid ettevõttega seonduvaid teemasid lahti ja neid aruandluslaste muresid ja vaevu, siis sinuga arutaks hea meelega seda, et mis probleemi me selle kesklikkuse aruandlusega üleüldse lahendada üritame. Ja, et tegelikult mulle meeldibki rääkida rohkem sellest tähendusest endast, sellest sisust, et mis probleem siis meie lahendada on ja mitte ainult siin Eestis, vaid tegelikult eks me vähemal või rohkemal määral tegeleme sellega üleilmselt. Meil on olemas mitmesuguseid eesmärgiseadistusi üleilmselt, nagu näiteks ÜRO 17 arengu eesmärgid, kestliku arengu eesmärgid. Meil on ÜRO 10 käitumisprintsiipi, meil on igasuguseid muid algatusi, mida me püüame saavutada selleks, et planeeti säästa. Ja kui me vaatame, kuhu me oma tarbimisega oleme tänaseks päevaks jõudnud, siis see on üks kõige sellisem karjuvamaid probleeme, et igal aastal arvestatakse maa ületarbimise päeva ja see on siis see päev, kus me oleme riigiti ära kasutanud kõik selleks aastaks antud ressursid. Ja Eesti on selleks aastaks juba 5. märtsiga oma ressursid ära kasutanud. Ja siin me täna oktoobris enamus arenguriikidega või arenenud riikidega juba elame tulevaste põlvede arvelt ja kasutame nende ressursse. Et see on üks tõsine probleem, millega me peame tegelema
ja see, et kas me raporteerime või mitte, see ei olegi siin tähtis. Tähtis on see sisu, miks me seda teeme. aga see kõlab hästi valdavalt, praegu meil on nagu isegi süngimine siin ja põhimõtteliselt kui märtsikuus võiks öelda, et läksime miinusesse, siis kuidas nagu ühiskonna üksikute liikmete tasemel seda miinust tunnetada? me ju ei saa aru, et me elame miinusesse praegu. Ja ega me seda ju ei tunneta väga, et noh, võib-olla on linnas vähem ruumi liikumiseks, võib-olla meil on linnas või linna lähedal piirkonnas vähem rohealasid alles jäänud. See on see, mida me tegelikult võiksime tajuda ja tunnetada, aga noh, igapäevases elus muidugi muudkui saame osta ja ära visata ja tarbida ja enamasti tänu sellele, et väga suurel hulgal ei ole väga tarbimisühiskonna hüvede juurde asja, aga noh, ühest küljest õnneks, eks ju, et maailma elanikkonna elatustase ju ka tõuseb, arenguriikides elu läheb paremaks, inimesed tahavad ka paremaid asju soetada ja natukene võib-olla reisida ja riisi kõrvale liha hankida, eks ju. Et noh, see vajadus, nõudlus ressursside järgi kasvab ja me peame otsima lahendusi, kuidas seda siis jätkusuutlikult korraldada, seda ühiskonna toimimist. Et me ei räägi tõesti ju siin Eesti kontekstis või Euroopast, et me oleme selgelt rahvusvahelises majandusruumis ja mis iganes kuskil juhtub, toimub kohviistanduses või kuskil mujal, et see on ka siin kohe maarival tunda. Olles nüüd äsja just arengumaa hetkelt tulnud, siis ma näen väga selgelt seda, võrreldes ütleme 15-10 aastat tagasi olukorraga, et tarbimissurve ju kasvab järjest. Kõik, mis iganes arenguriikides olevad inimesed tahavad tänapäeval põhimõtteliselt kui samamoodi elada, nagu harjutud elama kuskil, ma ei tea, Lääne-Euroopas või Ameerika Ühendriikides, mis kuidagimoodi ei saa, ütleme siis, katsutada selliste meetmetega, et me keelame näiteks mobiiltelefonide tarbimise kuskil Aafrikas ära või ütleme, et enam ei tohi autoga sõita kusagil võib-olla Nepali mägedes, noh, sa oled mingi teerongikanti. Aga põhimõtteliselt, kuidas me saame pidurdada siis seda tarbimisest tulenevat survet ja samal ajal ka elanikkondi kasvab. Ehk maakeral on järjest rohkem ja rohkem inimesi, kes kõik tahavad seda kõrgema standardi järgi tarbida. Ja sealt tekib siis üldine surve, kuidas võimalikult odavalt toota, mis tähendab ka omakorda keskkonnakahjulikku tootmist sageli või hoopis sotsiaalseid probleeme. Kas või tänapäeval kasutatakse siiamaani lapstööjõudu või isegi orjatööjõudu siin ja seal on välja tulnud juhtumeid. Et kuidas see, ütleme siis kestlikkuse aruandes aitab neid reaalseid probleeme lahendada? Kestlikkusaruandlus iseenesest, nagu ma alguses ütlesin, ei aita mitte midagi, kui sa teed seda selliselt, et sa lihtsalt püüad mingisuguseid numbreid klappima saada, et see auditeerimisest läbi läheb ja tegelikku mõju see ei oma. Aga kui nii ettevõtted kui ka tarbijad oma majandusotsused läbi mõtlevad ja teadus-arendusasutused ja tegevused suudavad innoveerida tehnoloogiaid, mis aitavad enam materjale ringlusesse võtta, mis aitavad vähema ressursiga toime tulla tootmisprotsessis või seda veelgi rohkem nii-öelda timmida, nagu Jaapanist me teame. Et noh, need on need sellised võib-olla ka natukene madalad viljad, mida saaks noppida. Teisest küljest jah, tarbijate enda käitumismuutused on kindlasti üheks selliseks võtmeteguriks, et kui me
tegelikult on teada, et liha tarbimine on vähenenud, mitte ainult sellepärast, et veganlus on rohkem päevakorrale tulnud, aga ka tervislik toitumine soovitab lihakoguseid ju nädalas ikkagi piirata. Ja see teadlikkuse kasv tarbijatel üleüldse, et on need siis jah, need toitumisharjumused, aga ka tavapärased tarbimisharjumused, et kas meil on vaja nii palju ikkagi igasuguseid ostumaratone ja festivale korraldada, hullupäevad ja rallisi, et võib-olla saab ka vähema ja mõistlikuma, läbimõeldama ostuotsusega seda tootmist natukene võib-olla siis pidurdada, et eks see ületootmine on muidugi omaette probleem, mis samamoodi seda ületarbimist ju soodustab ja see hinnasõda, et mida odavam, seda parem ja see ei sõltu sellest, et kui jõukas see tarbija iseenesest nii väga on, et tavaline mikroökonoomika on, et tarbija rehkendab ka oma kasu ja kulu ilusti kokku. Just tarbija läheb sinna demosse või Sheini või kuskile üles kogumaid ja tellised mida iganes, mis pealtnäha tundub, et on sama hea kui need kvaliteetkaubad, mida on traditsiooniliselt tootnud, aga tegelikkuses me kunagi ei tea, mida demost päriselt saame. Ja selle kohta on palju anekdootlikke nalju ja meeme sotsiaalmeediaski linginud, et ma ei oska seda demo ja seda Sheini teemat väga ise kommenteerida, et teadlikult olen oma pere sellest püüdnud eemal hoida ja pole nagu kiusatust olnud, kõik asjad saavad ikkagi muul maal ka ära tärkitud, kui on vaja. Ja, aga just paar päeva tagasi tegin huviretke Lidli poeketi ühte toodi, mis avastasin, et hästi palju sellist toodangut, mis on oluliselt odavam võrreldes naabris asuva teise poeketi toodanguga, aga sisu justkui enam-vähem sama. Võtad selle pakki lahti, mida degusteerisime maitseks üht teist, siis nagu maitsel ka väga palju vahet ei ole, aga kui hakkad lugema neid silte, siis tundub, et kuskilt väga kaugelt on osaliselt toodud pakendid on võib-olla liiga suured ja mitmesuguseid muid aspekte, mida me tarbijateni peaks vaatama, et miks me laseme endale sellist asja pähe määrida lihtsalt. Ja, see on jah, tarbija teadlikkuse tõstmine, et tarbija võtab selle aja ja vaatab ja mõtleb selle toote juures, et mis see sisaldus on ja võib-olla kus seda valmistatud on või millest valmistatud on. Käisin minagi hiljuti Lidlis ja vaatasin, et üks väga tore selline sügisene erksevärgne jope oli 9,90. Ja siis ma mõtlesin, et on ta siis tehtud mis ja kuidas, aga põhimõtteliselt, et võib-olla ei ole see ost see, millega ma toetaks vastutustundlikku ettevõtlust. Ja sinna ta muidugi ju jäi see otsust. Aga samas on meil ju ettevõtlusvabadus, et suudad selliseid 9-euroseid jopesid toota, siis palun väga. Me ei saa kätt väga ette panna, kui just ei ole tegemist mingi võltstoodangu või muu jamaga. Siin oli just ennem juttu ka põgusalt digitaalsest tootepassist, et jällegi ma juba ka natukene kardan neid Euroopa Komisjoni kestlikkuse määruseid ja direktiive, et need võivad mitte õnnestuda esimesel katsel ja vastupidi palju segadust ja arusaamatuid kulusi ettevõtetele tekitada. Aga samas, kui see on ikkagi läbi mõeldud, et siis see digitaalne tootepass võib-olla aitab natukene järge pidada sellel kaubal, et kust ta tuleb ja missugust toorainet on kasutatud, et see oleks teatud toodete puhul ikkagi päris oluline. Kui me tuleme selle kesklikkuse aruandmise juurde, siis tavaline tarbija kui ilmselt ei loe mingisugune kesklikkuse aruandeid kuskilt ja võib-olla ei lähe isegi kuskile selle ettevõtte websaile vaatama neid toredaid sertifikaate ja logosid, mis ütlevad, et ta on saanud mingi tunnustuse, on roheline firma ja nii edasi. Ehk siis kuidas me
tavalisele tarbijale teeme selle kestlikud ja aruandluse kaudu edastatava adekvaatse info kättesaadavaks. Võib-olla on siin mingisugune koht, mille peale peaks ühiskonnas mõtlema. Ja, eks see on selline järjepidev mõtteviisi kujundamine, et suurte masside ringi häälestamine võtab palju aega tihtipeale. Ma toon paralleeli, et 90ndate keskel veel kui paljud ja kuidas kasutati turvarihmasid autos. Et kes tõmbas niisama üle õla ja kes igaks juhuks, et kui politsei ka siis üle trahvi aga tänapäeval ma ei tea ühtegi inimest, kes vähemalt tutvusringkonnas või kuskil sõidaks ilma turvavõrta. No just auto hakkab ju piiksema. Võib-olla jah, need uuemad küll, aga siiski, eks ju. Et see selline teadlik ostukäitumine ja teadlik tarbimine, see võtab ka aega, et sa hakkad sellest sisust aru saama. Kas või ka sellised lihtsalt me räägime tegelikult mõistlikust ressursikasutusest, et me ei jäta ju kraani jooksma või püüame kiiresti parandada ära tilkuvad veeseadmed või ei jäta asetult päevaks kuhugi tuld põlema, et see ühest küljest on rahaline kokkuhoid, aga teisest küljest on see ju ressursi kokkuhoid, et me hoiame energiat kokku, hoiame puhast vett kokku, mis on ka üks selline piiratud ressurss, mis juba on keerulises seisus maakera kontekstis, eks. Kohas joogivesi. Nii see on, jah. Aga ikkagi tulles selle kestlikkuse aruande juurde, et kestlikkuse aruannet loevad täna eelkõige ju ettevõtete juhid või vastujuhid või kes iganes konkreetselt partnerid peavad uurima tema taustad olema kindlad ja veendunud. Aga see tavatarbija, tema pigem vaatab mingisugust kaubaleti juurde tulevat silti, et siin on ökotootel või mahepidamisel oleva veise liha või mis iganes. Ja selle otsuse võib-olla teeb mitte hinnasildi järgi, vaid just selle järgi, et ta näeb, et see on ökoloogilisem, rohelisem, parem kuidagi niimoodi. Võib-olla peaks nagu rohkem seda, ütleme siis, ettevõtete poolt edastatavat infot viima just nimelt sellesse tarbijavahetusse keskkonda, kas või läbi jaepüügi, jaekettide ja e-poodide. Ja. Siin on üks selline nurjatu probleem, et kui mõni jaekett tahaks selle teemaga võib-olla natukene rohkem tegeleda kui teised, siis paraku see paneb kohe selle suurema vastutustundega jaeketi natukene kehvemasse turupositsiooni kui teised, et me oleme siin Rimiga hästi palju koostööd teinud ja eile mul käis Rimi vastutustundlike ettevõtluse juht just külas Vahengus ja jällegi selline näide, et Rimi hea meelega loobuks täielikult puurikanade munadest. Aga see tähendab seda, et tarbija kõnnib kohe muna teise poodi ostma. Et seda on juba läbi proovitud. Ja see niimoodi aruandest ka või finantsaruandest ka paistis, et munadel võib vähenest. Või siis, kui me räägime näiteks töötajate heaolust, kas meil peab olema ikkagi kõik jaeketid ka pühapäeviti 9-st 10-ni lahti. Ka nendel töötajatel, kes ju nädalavahetustes peavad tööl olema, poed ja sellised kohad, mis ei ole eluliselt tähtsad, et meditsiin ja politsei ja pääste ja kõik need on oluliselt vaja katta 24/7 ja 365 päeva aastas.
aga kas meil toidupood peab olema iga päev lahti, eks ju. Et nendel on ju ka pered, nendel on ka lapsed ja kes tahavad võib-olla vanemate tähelepanu ja sellist koosolemise aega, kus on terve pere vaba, et ja küll sul on kolmapäev, neljapäev, reede on sul vabad päevad, aga mis sa siis teed, sul on pere, kes on koolis, kes on tööl, seda ühist pereaega ikka ei ole. Ja noh, jällegi see on selline valdkondlik kokkulepe, et üks pood paneb kinni ennast, aga siis tema ju kaotab, tema on see kaotaja. Ja siis sille ühe poole töötajad saavad teise poodi koos perega. Eks ta ole selline. Ja paraku tegelikult pigem on see Euroopas ikkagi kadutrend, et vist Saksamaal ja Austrias on küll nii, et pühapäevad on enamasti poed kinni ja Hispaanias ka väga palju suured toidupoed. Ja kuskil arengumaades ma olen hiljaaegu käinud sama lugu, et puhkepäeves postkontorid kinni ei saanud, postkaartegi saab. Aga ilmselt nad ei teinud seda sellepärast, et see kestlikkuse aruanne, seda nõuaks neid paremas valguses tahaks näidata ennast, vaid sellepärast, et meil on selline rutiin, traditsioon, et kui puhkepäev on puhkepäev, siis ei lähegi keegi tööle. Aga kui nüüd mõelda jällegi ühiskonna tasandil, siis kui me vaatame seesama kestlikkuse aruandlust koos oma kohustusega ja kohustusest tulenevate siis järelmitega nendele, kellele see kohustus otseselt ei lähe, ei laiene, siis kas ühiskond tervikuna saab sellest paremaks, et me sellise kestlikkuse aruandluse korra üldse kehtestame? Ja tahaks loota, et tegelikult ikkagi enamus ettevõtted, kes on kohustatud siis raporteerima, need on need tõesti suurettevõtted ja väidetavalt siis ka need kõige suuremad ettevõtted avaldavad kõige suuremat mõju. Ja kui ikka neid asju sisuliselt tehakse, siis me peame paremaks saama, me peame mõtlema sellele, milline on meie tarneahel, väga palju just selliseid sotsiaalnõuete rikkumisi on selles pikas tarneahelas erinevates lülides. Et see tarneaheli jälgimine on küll raske ja keeruline, aga sellest sõltub sinu toote ja sinu ettevõtte maine, et kui sa ikkagi mingil kummalisel kombel tuleb välja, et see tarneahelas on kasutatud lapstööjõudu, siis see on ilmselgelt mainekahju ja võib-olla ka selline jätkusuutlikkust ohustav juhtumiks. Et jällegi, et kui ettevõtja päriselt hoolib sellest vastutustundlikkuse põhimõtetest, siis see pikas perspektiivis on talle ka kasulik, eks ju, et kõik need mainekahjud on hoitud või selline riskijuhtimine selles osas on tehtud tarneahela osas. Või ka lihtsalt olukord, kus sul on tarneahelas väga oluline üks tarnija või üks partner, mis juhtub siis, kui selle olulise tarnijaga sul seal midagi juhtub, on ju. Sest tarneahel on ju nagu doomino, on ju, et üks kukub pikali, siis läheb kogu see tarneahel, võib kokku variseda. Kas siis pankrotid või mis iganes tooraine kriisid ja muu selline. Suessi kanalisse. Jah, täpselt. Jah. Või jah, mingisugused muud sellised ootamatused, et see on selline riskijuhtimine, eeskätt riskide juhtimine tegelikult. Ja ikkagi mul on hea meel ja usk sellesse, et paljud ettevõtted, kes ei ole raporteerimiskohustus, et nad siiski annavad välja vabatahtlikkuse alusel, võib-olla ka täiesti omal moel, oma versiooniga seda kestlikkuse aruannet. Meie koolitustel on osalenud mitmed ettevõtted, kes ammuilma enne, kui see esialgne kohustus siis hakkas tekkima, nad juba avaldasid oma tegevusi siis kas näiteks sellesama 17
kestlikkuse eesmärgi alusel, et kuhu nad panustavad ja kuidas ja mis on nende võtmeindikaatorid ja kõik sellised asjad, et noh, see sisuline arusaam ja töö selleks, et meie kõigi vastutus on see, et seesama ületarbimise ja need maa taluvuspiirid hakkaksid kuidagimoodi nagu õiges suunas liikuma. Et sellel, noh, veel kord, et see tegelik sisu on ju ikkagi see, et maailm muutuks paremaks, et mitte ainult see, et keegi saab midagi sealt infot lugeda. Noh, see on ka muidugi oluline investoritele ja koostööpartneritele. Aga jah, siiski see sisuline panus ja reaalne tulemus on oluline. Kui nüüd seda aruandluspoolt hakata vaatama, siis iseenesest meil on siin just taluvuspiiride skeem, mis näitab üsna selgelt, et kliimamuutusesse annavad siin oma panuse kõikvõimalikud asjad. Äkki sa tahad natukene seda skeemi kuulajatele, vaatajatele selgitada ka, et see roheline kera selle skeemi peal näitab sellist turvalise tegutsemise ruumi ja siis on äkki need ilmselt mitteturvalised punased torbikud, mis kasvavad sealt erinevatest sektoritest välja. Ja siin on siis 9 kategooriat, mille kohta peetakse arvestust maataluvuspiiride osas ja meil on praegu sellest 9 kategooriast 2 sellist, kus me tegutseme vee turvalisuse piirides. Need on siis stratosfääri osoonikihi hõrenemine ja noh, siin on nagu hea näide selles kontekstis, et teatavasti eelmise sajandi 80-ndatest alates on hakatud teadlikult kahandama nende ainete osakaalu siis toodetest ja teenuste ja tootmise juures, mis on just seda osoonikihti olulisel määral kahandanud. Et need ained on tänaseks suhteliselt keelatud ja see on andnud pikas perspektiivis, nüüd küll võime öelda, et see nagu 40 aastat, aga see on andnud päris head tulemust ja see osoonikiht on hakanud järk-järgult ilusti taastuma. Ja siis teine valdkond, kus on selline turvaline ala on veel siis atmosfääri aerosoolide levik, mis on praegu veel turvatsoonis. Aga nüüd 2 aastaga on kahjuks liikunud turvatsoonist välja ka ookeanide hapestumine, et alates siis tööstusrevolutsiooni algusest on ookeanide happesus tõusnud circa 30–40%, mis tähendab siis seda, et ookeanide elukeskkond on muutunud, ookeanid trofeeruvad ja paljudele elusorganismidele muutub ookeanid elamiskõlbmatuks. Ja noh, siis kõik need igasugused muud valdkonnad, maakasutus, vesi, nii siis see sinivesi kui ka rohevesi, sinivesi siis jõed ja järved ja magevee osakaal ja siis rohelised veed arvestatakse siis sood ja kõik sellised pinnaseveed. Nii et noh, need on ka need valdkonnad, kus me peame tegutsema ja sisulist
panust üles näitama, et siin on võimalik muutusi saavutada, nagu see osoonikihi muutused on viimasel aastatel positiivseks. jah, see osoonikihi õrnituse vähenemine on hea näide sellest, et midagi on ikkagi võimalik teha. Aga seda tehti ilma igasuguse kestlikkuse aruandluseta, seda tehti väga spetsiifiliselt piirates teatud toodete kasutamist veelist ja keelustati või ilmselt ka tootmine. jah, just, et nende ainete kasutamine, mis seda osoonikihti oluliselt siis hõrendasid, need on nüüd ja töötab, jah. See töötab, mis tähendab, et äkki tuleks siis analoogilisi meetmeid rakendada teistes sektorites, kus on näha, et on tohutuspiirid ületatud. Aga teisest küljest jällegi innovatsioon ja tehnoloogia areng toob kaasa sellised näiteks uued ühendused või uued kemikaalid, mida me isegi ei oska praegu veel õieti määratleda ja mille vastu ei ole nagu isegi teadmist, et kuidas sellega veel võidelda. Samas jällegi näiteks siin biokeemiliste aineringide muutus, fosfori ja lämmastik, nende pidurdamiseks saab väga palju ette võtta, et need ei muudaks looduslikke tsükleid ja organismidele vajalike toitainete ringlust. Ja me võime oletada, et need ettevõtted, mis kõige rohkem avaldavad negatiivset mõju just nendes sektorites, kus see punane tarvitsemine on kasvanud, need on ju ilmselt suured või väga suured korporatsioonid, tõenäoliselt ka rahvusvahelised korporatsioonid. Nende puhul ju kestlikkuse aruandlusest peaks väga selgelt välja tulema nende mõju, mida nad oma tootmise või teenusega avaldavad. Jaa. Nii see täpselt on, et suurettevõtetel on ka suur mõju ja see on ilmselt ka põhjus, miks just need kõige suuremad ettevõtted tegelikult nii Euroopa Liidus kui ka globaalses mõttes mujal maailmas on ikkagi kohustuslased nende teemadega tegelema, et olgu see siis, mis me oleme rääkinud siin küll Euroopa Komisjoni regulatsioonidest, aga tegelikult on juba ülemaailmselt, nagu ma ütlesin, neid teisi algatusi ja eesmärke ja regulatsioone, mis kohustavad ka globaalseid ettevõtteid, mõne tegutsevaid väljaspool Euroopa Liitu tegutsevaid ettevõtteid nende teemadega tegelema. Mil määral? Jah, see on omaette küsimustes. Ja kui Eesti konteksti tagasi tulla, siis mõeldes selle peale, kui väike on Eesti ühiskond, kui väikesed maakera pinnast võtame ja kuidas siis nagu meie tarbija siin sellesse, ütleme siis suurte probleemi oma panusele saab anda, kui oleme nii tillukesed, et see võib-olla see kohaliku mõttelaadi teema ongi, et kuivõrd Eesti on nii väike, 0,02% Euroopa Liidu elanikkonnast ja globaalsest veel väiksem, tarbimine on väike, tootmine on väike, saastamine justkui ei ole ka eriline suur probleem, meil siin väidetavasti väga värske õppevõrdes Kesk-Euroopaga ja nii edasi, siis miks me siin peaksime seda nii-öelda kestlikkuse aruandluse teemat üleüldse kettama? Praegu ma saan aru, et Euroopa Liit natukene sunnib, õnneks sunnib ainult neid üksikuid väheseid ettevõtteid selle teemaga tegelema. Et milleks see üldse Eesti kontekstist vaadates? Eesti ei ole õnneks müürid ümber ja oma päikese all, et me jagame seda pallikest täpselt ühtemoodi siin Eestis kui Prantsusmaal või Austraalias. Ja tegelikult me sööme tihtipeale, eks ju, kala, mis pärineb kuskilt Aasiast ja
ja ilmselt mujal süüakse tooteid, mis on Eestis valmistatud. Meie põlevkivitehased kasutavad samamoodi fossiilseid kütuseid ja sellest tulenevat siis keskkonnakahju tekitame. Et noh, me peame ikkagi arvestama, et me oleme nagu üks üksus ja absoluutselt mõjutame ühte-teist, vahet ei ole. Kas me oleme väikesed või suured? Noh, väikesel on muidugi väiksemad võimalused ka panustada, see on ju selge, aga noh, arvata, et mis nüüd mina või mis nüüd meie siin Eestis, see ei ole nii, et mõtteviis ja käitumise muutus hakkab ikkagi minust endast. Kui mina mõtlen nii, kui ma leian või suudan panna veel võib-olla 10, võib-olla 100, võib-olla pika aja peale ka veel rohkemgi inimesi samamoodi mõtlema, et noh, siis see mõtteviis ju kasvab ja areneb, eks ju. Et noh, need on uued hoiakud, mida me peame ühiskonnas võib-olla rohkem väärtustama ja järjepidevalt dialoogis olema. Ja selline tore teema on ka ju tõusnud esile nagu rohepesu. Ehk siis ettevõtted üritavad ennast näidata kuidagi paremas valguses, kui tegelikult keskkonna seisukohalt on. Kuidas meil rohepesu vastu võiks võidelda? Siin oli iseenesest ju hea algatus see, et kui nüüd oleksid need ettevõtted sellises mahus ju aruandeid olnud sunnitud esitama, siis oleks saanud neid aruandeid ka auditeerida, mis oleks andnud sellele sisule, siis raporti sisule sellise tõekindluse ja usaldusväärsuse. Aga noh, muidugi, eks see on nüüd ikkagi suhteliselt selline aususe ja ärieetika küsimus, et kas me oleme päriselt sellised, nagu me ennast tahame näidata või me siis jah, kuidagimoodi püüame ennast paremasse valgusesse upitada. Aga nagu teada, et valel on lühikesed jalad. Et ja siis noh, jällegi ettevõtja seisukohast, et parem on olla aus, kui sa lähed selle riski peale välja, et noh, ma näitan ennast rohelisema, kui ma tegelikult olen. Aga kui see välja tuleb, siis ma saan jälle seda negatiivset meediakajastust või negatiivset mingit hoiakut. Ja teisest küljest ma olen ka silmakirjalik, eks ju. Ma olen midagi rikkunud, midagi halvasti teinud, näiteks ma ei ole keskkonnast hoolinud, ma olen hoopis keskkonda kuidagi saastanud ja olen seda varjanud ja kuidagi ilustanud. Ja ma olen teinud selle paha või halva keskkonnateo ja ma olen lisaks ka silmakirjalik, eks ju, et minu usaldusväärsus langeb selle vastu. Sa saad nagu 2 halba asja ühe hea asja vastu. Ja ilmselt on, jah. Ja kui nüüd ettevõtja jälle kalkuleerib, et kus on see tulu ja kulu, siis noh, siin on see matemaatika kohta. Jah, ilmselt kohalike tootjate ja teenusepakkujatega on nagu lihtsam seda rohepesu teemat nii-öelda vältida. Aga kui me räägime nendest kaugetest maadest, kus tuuakse meile võib-olla mingisuguseid banaane või neid samu demo kaudu tulevaid laste mänguasju, kuidas me saame teada, et näiteks Kolumbias, kus banaanid kasvavad, et see on keskkonnasõbralik tootmine. Klehveka võib peale panna selle just rohelise kornaga, et kõik on fine. Aga kuidas me päriselt võime olla veendunud, et tõepoolest oli ökoloogiline puhas kõik keskkonnaga just positiivsest koosmõjust toodetud banaan? Ma ei tea, kuidas temust kauba tellimine käib või toote tellimine. Et kas seda on võimalik esitada päring selle kohta, et kus kohas see toode on toodetud või mis see
ökoloogiline jalajälg sellel tootel võiks olla, ma kahtlen. Aga noh, see on üks viis, kuidas teada, kas see toode on keskkonnasõbralik või mitte. Noh, tegelikult minu meelest on ka selline hinnaindikaator täiesti töötab, et kui see asi maksab su seal mingi 5 eurot ja noh, saatmise kulu, ma ei tea, kas on või ei olegi, et noh, missuguses tingimuses saab sellist toodet vastutustundlikult toota, et see maksab 5 eurot. Just. Ei tea, tasub mõelda. Ja noh, jah, et nende siltide kleepimisega, nüüd oli just üks näide, nüüd hiljuti ma ostsin Prismast mandariine ja igale mandariinile oli peale kleebitud koopsilt, väike selline ovaalne sinine silge. Ma ostsin need ära, sest nad nägid head välja, aga siis ma hakkasin mõtlema, et miks igale mandariinile peaks panema mingi koopi sildi peale. Et esiteks, et noh, jällegi, et kas see on nagu mõistlik ja keskkonnasäästlik tegevus ja kas see oli vajalik. Seal ei olnud mitte midagi muud kui ainult koop sõna ühe. Et see ei kandnud ka mingisugust sõnumit seal, et jah. Et noh, veel vähem või jah, et noh, ma arvan, et see banaanile rohelise sildi kleepimine igale banaanile eraldi teeb sellest rohelisest banaanist mitte rohelise. Ja liiatigi isegi, kui me teeme väikese päringu Redboardi järgi ja vaatame, et tootja tõepoolest võis olla seal kuskil Costa Ricas või kus iganes, siis noh, lõpuks saab kõike võtse tänapäeva maailmas. Jah. Aga noh, teisest küljest ma ei taha uskuda küll, et suured kaubandusketid sellise avantüüri peale lähevad, et nad hakkaksid midagi lausa petma või ise andmeid moonutama, et ma arvan, et see jäi ikka 90-ndates. Ja, aga nagu me kuulsime siin esimesest ettekandest, siis suure tõenäosusega suured kaubandusketid siin Eestis koha peal mingid kesklikud aruannete kohustust endale kaela ei saa. Ehk meie kui tarbijad saame siis aru, et kas need ketid on nii-öelda kaasamängijad selles vastutustundlikus tootmises ja keskkonnamõju vähendamises. Või nad ikkagi vaatavad eelkõige seda, et kus on väiksemad logistikakulud ja kus on odavam toore kätte saada ja nii edasi. Aruannad meile ei anna. Annavad ikka, et tegelikult suured kaubandusketid, nii Selver ehk siis Kaubamaja Grupp, Rimi, Maxima, Lidl, nad kõik tegelevad kestlikkuse teemadega ja ka kestlikkuse kommunikatsiooniga oma tarbijatele. Noh, mõni paistab rohkem silma selle vastutustundliku kommunikatsiooniga, mõni võib-olla natukene vähem, mõni on alles võib-olla teekonna alguses, aga sellega tegelikult tegelevad kõik ja noh, tarbija siis pangu tähele, mis poed pakuvad, et kus need on jätkusuutlikud valikud või noh, Rimi on nii palju teinud igasuguseid selliseid kampaaniaid, et osta neid tooteid, kus tarbimisaeg on õige lähedal, et kui sa tead, et sa selleks tarbimiskuupäevaks suudad ära tarbida, et sa ei otsi sealt kontrajast seda nädala pikkust piimapaki säilusaega, kui sa tead, et sa selle 2 päevaga ära tarbid. Et poed teevad üsna palju selle koha pealt, aga noh, jällegi, et kas tarbija tahab seda näha või tahab seda infot otsida. Täpselt.
Nüüd me oleme nagu sellistelt suurtelt ühiskonda puudutavatelt teemadelt jõudnud sellise tarbija tasemeni, mida me siin oleme mitu korda tulnud esile ka, et see tarbija nagu sageli isiklikult ei tunneta vastutust ega ka mingit kohustust, et ma peaksin hakkama keskkonnateadlikumalt käituma, välja arvatud mõned teadlikumad inimesed. Aga suunates ütleme Euroopa Liidu direktiivide tasandilt riike mingisugust kohustust täitma või kohustusi panema oma suurematele ettevõtetele, ega tõenäoliselt ju mingisugust väga suurt efekti konkreetselt Eesti oludes ei saavuta, kuna see kohustus puudutab ikkagi neid vähest rühma suuri ettevõtteid või siiski laieneb see sealt alla keskmistele, väikestele, isegi mikroettevõttele. Et ka nemad peavad hakkama, nagu me enne rääkisime, ühekordse liiestamise printsiibi alusel panema mingisugused parameetrid just nende suuremate ettevõtete nõudmisel oma arvetele näiteks. Ja see vajadus võib tekkida küll ja selleks peavad olema ettevõtted, ka väikeettevõtted valmis. Et eriti need ettevõtted, kes teevad näiteks alltöövõttu suurematele ettevõtetele ja kui siis see eestimaine ettevõte on olulise suurusega partner mõnele suuremale tootjale, siis peab olema valmis selleks, et soovitatavalt siis vastavalt väike ja keskmise suurusega ettevõtete vabatahtliku raporteerimisraamistiku alusel suudaks see ettevõte neid andmeid vajadusel edastada. Sest see võib tähendada päriselt selle koostöösuhte jätkumise pikas perspektiivis, et kui ikkagi see raporteerimiskohustusega suurettevõte näiteks Rootsist seda infot teie käest ei saa või siis ei ole neid tegevusigi päriselt ju tehtud, siis on suur tõenäosus, et see suur ettevõte ütleb sellest koostöölepingust lausa lahti. Et need ohud on ja tegelikult väikeettevõttele või keskmise suurusega ettevõttele või ka siis nii-öelda meie mõistes juba ka sellele suurettevõttele, kus on see 250 töötajat, tavamõistes suurettevõte on ju. Ja seal käibed ja kapitalimahud ka vastavad nõuetele. Et ka siis nendelt võib ju hakata ikkagi tõsiselt neid andmeid nõudma ja selleks aitab tõepoolest see vabatahtlik aruandlusraamistik valmistuda. See on täitsa isegi eestikeelsena olemas ja see Exceli tabel on ka täiesti olemas, et võin seda ka teiega pärast jagada, et vajaduses saab soovijatele edastada seda. Et mis on üsna selline kindel näitaja on nagu ka vist eelkõneleja ütles, et on kasvuhoonegaaside arvutused, esimene ja teine skoop siis enda sõidukite ja masinate tarbeks ostetud kütus ja siis seostatud elekter ja soojus. Et need on need asjad, millele peaks arvestust pidama, kindlasti oma töötajate heaolu on selline võtmenäitaja alati ja juhtimise läbipaistvus, juhtimise korruptsiooni ennetus. Et korruptsiooni ennetus on väga tõsine teema paljudes raportites ja paljudes siis aruannetes. Et sellest ainuüksi ei piisa, kui sa ütled, et meil siin korruptsiooni ei ole. Et ikkagi mingi korruptsiooniennetuse kava, koolitused töötajatele ja kõik selline, et see peab olema ka ettevõtetes tegelikult olemas. Ja eelkõnelejaga hakkasid lõpus arutama, et millise süsteemi abil võiks neid andmeid kõiki koguda ja töödelda mugavalt. Ja täna ei ole sellist süsteemi olemas, mis oleks ettevõtte kõigi tegevusaspektide ülene
ja neid kõiki operatiivselt arvestada võimalik selline nagu äriinfosüsteem, mis iganes see kutsuda. Et selles suhtes, kui mikroettevõtja, kus võib-olla ametlikult ei olegi kedagi peale omaniku tööl ja see omanik ka võib-olla võtab ainult dividend ehk ennast töötajana ei registreeri selleks, et vähem makse maksta, siis talle seada seda kohustust, et osaledes sellises, ütleme, suuremas tarneahelas, kus sina oled see esimene lüli ja nüüd sa pead oma arvele märkima need parameetrid, mis võimaldavad sul seda CO2 mõjulatust ja kõiki muid selliseid asju välja arvutada, seal kuskil järgmistel kaugematel tasandil. Kohustus on nagu väga raske ju seada. Ehk siis see väikene mikroettevõtja tõenäoliselt täna teeb arve nii minimalistliku kui vähegi võimalik, seastub sinna, et müüb minu teenust, selline summa ja that's it. Ja kuidas siis sealt pealt peaks hakkama automaatselt kokku koguma järgmise tasandil tarneahelas osalevad ettevõtted. Ahaa, siit tuli selline sisend, mis läheb edasi veel minu omakorda kliendile, kes on aruande kooskõlane või isegi tema kliendi kliendile. Et selles suhtes see ühekordse seestamise printsiip võib-olla ei käivitu lähiaastatel, sest mikroettevõtetel pole neid süsteeme. Jah, see on kitsaskoht tõepoolest. Ja aga jällegi, et siis on ilmselt kokkuleppe küsimus selle tarnijaga või tellijaga või et kuidas see andmete edastamine siis toimiks selliselt, et oleks usaldusväärne ja et oleks adekvaatne ja ära põhjendatud. Et jällegi sellest ei piisa, kui sa ütled, et mul lihtsalt ei ole mingisuguseid siin näiteks kütusekulusid või et kuidas siis nagu oma toodet või teenust toodab, et mingisugused kulud sul ikkagi sellega ju kaasnevad. Täpselt nii. Kui me vaatame siin meie ühte startup maailma musternägu Bolti, siis ega Boltil endal ei pruugi olla väga palju neid sõidukeid, millega Bolt teenust reaalselt osutab. Need sõidukid võib-olla on üleüldse seal konkreetse autojuhi nimel või tema firma nimel või loomulikult rendi ja liisingfirma nimel. Ehk kes siis seda aruandlust ütleme siis täitma peab, kes selle nii-öelda CO2 jala eest reaalselt vastutab. Kas siis see Bolt või tarbijale lõpliku teenuse pakkuja, mille käigus kasutati kellegi teenust, kus tegelikult toetus kütuse tarbimine. Ilmselt see nii on. Ja see siis läheb kas sinna Scope 3 juba ja alla või ülesvoolu. Aga see on jällegi, kui me jõuame sinna tagasi, et ettevõtja peab ära kaardistama oma kõige olulisemad mõjukohad. Ja kui see tegelikult kõige olulisem mõjukoht tuleb transpordist, mida sa tegelikult ju siis vahendad, siis need CO2 heitmed ongi sinu tegelikult tegevusest otseselt sõltuvad. Et neid sa siis peabki aruandes ikkagi kajastama. Ja mis ma veel selle kohta tahtsin lisada, et olgugi, et neid aruandlussüsteeme ei ole veel piisavalt, siis tegelikult Majandus-Kommunikatsiooniministeerium sai hiljuti koostöös infotehnoloogia ettevõtetega valmis sellise tööriista nagu ESG Tool. See on täiesti veebis saadav, seal on väga hea sissejuhatav video, kuidas seda tööriista saab kasutada siis, et oma seda ESG-alast raporteerimist hõlbustada. Ja teine asi on alati tänapäeval tarkmes taskus on igasugune tehisintellekt, kes aitab sul näiteks mõju kohta hinnata,
kõik näiteks ESG-st lähtuvalt ja tarbijate olulisusest lähtuvalt, et just ennast tegin ühe sellise katse ja väga hästi andis väiksele pitsakohvikule mõju valdkonnad kätte ära. Aga see võib-olla on ka üks nendest tehnoloogia uuendustega kaasas käivatest arendustest, et me saame seda tehisintellekti rakendada ju ka nendes süsteemides, mis on juba olemas, ehk siis neid süsteeme täiustada ja luua ka uusi süsteeme, kas või sama AI abil, mis siis võimaldavad vastutustundliku tootmise, kestlikkuse aruandluse ja muid nõudeid ja vajadusi paremini täita. Ehk me ei pea siin nagu väga suurt lootust ja koormust panema ainult nendele nii-öelda vanamoodse või vanakooli majandustarkvara arendajatele, et oi, arendage midagi edasi. Saame ise AI abil juba tõenäoliselt osad asjad enda jaoks vähendatud. No sama pitsa näide oli siin. Mis on iseenesest väga tore. Ja, aga meil hakkab siin tasapisi hetke otsa saama, mis tähendab, et me vaatame, kas on tulnud mingisuguseid küsimusi. Jällegi meil kuulajad on täna üsna vaiksed, keegi väga palju kommenteerida ja kaasa rääkida ei taha. Et võib-olla tõmmates tasapisi joone alla kogu selle kestlikkuse aruandluse teemale, siis mis on need nii-öelda põhipunktid, millega täna peaksid ettevõtjad ja need teenistused raamatupidajad arvestama, et kui me nüüd tahame olla need hästi vastutustundlikud ja tublid ja keskkonnateadlikud ja nii edasi, siis mis me peaksime teistmoodi hakkama tegema võrreldes oma tänapäevase koosliku aruandlusega, mis puudutab tavapäraselt mingisugust finantspoolt, statistikat ja maksuaruandlust. Mida me ekstra peaksime tegema? Tegelikult võiks alustada sellest, et üks väike või mikroettevõte võiks üle vaadata oma ärimudeli just sellest kestlikkuse printsiipidest lähtuvalt, et me teame seda vana hea Osterwalderi ärimudelit, kus keskel on väärtuspakkumine ja kõik käib selle väärtuspakkumise ümber. Aga vaataks selle pilguga, et mis on see väärtus keskkonna mõttes, mis on keskkonnakulu, mis on keskkonnatulu. Võib-olla on hoopis tõepoolest see ettevõte just nimelt selle positiivse tulemuse looja ja probleemide lahendaja, olgu siis keskkonnaalased või sotsiaalsed probleemid, mis meil on ees seisavad. Et ühest küljest jah, see keskkonnamõju, keskkonnakulu, keskkonna võimalik kahju, mis selle ärimudeliga kaasneb ja mida me peaksimegi siis teistmoodi tegema, et seda kahju minimeerida. Või missugune on see võimalik sotsiaalne mõju selle ärimudeliga, mis meil praegu on. Et kuidas me saame siin nii oma näiteks töötajaid või kliente paremini kohelda, töötajate töötingimused, heaolu. Tänapäeval räägitakse palju sellest vaimsest heaolust, aga ka töötajate tarneahelas, et kas ja kuidas me suudame neid riske maandada, mis võivad tarneahelast johtuvalt siis tekkida ja missugune on see juhtimise läbipaistvus ja kõik sellised ja siit seal juures on vigu vaadata ärimudelit ja võib-olla kõik juba hästi toimib, aga kus on need veel arenguvõimalused ja kust me saame midagi nagu tõesti paremaks muuta. Kahjusi nii sotsiaalselt kui ka keskkonnaalaseid kahjusi vähendada. See on samm. Ja, see annab võib-olla sellise mõtlemisaine või suunised raamatupidajatele, kes tahavad olla oma ettevõtjatele paremaks partneriks, siis raamatupidajast teenuse pakkujad või suisa seal töövõtjad. Ehk mõelda kaasa just selles kontekstis, mida Merle praegu rõhutas siin
ja aidata ka neid ärimudeleid siis paremini keskkonnasõbralikumaks ja vastutustundlikumaks ühiskonna seisukohalt muuta. Et ei peagi ettevõtja üksinda kõiki neid probleeme läbi nämata, vaid põhimõtteliselt raamatupidaja ja teeme usaldus siis ikka parem käsi sageli. Et seda koos tehes ma arvan, et paljud meie ettevõtted tõenäoliselt kasvaksid palju kiiremini ja osutaksid võib-olla ka teenuseid, mis tarbijatele rohkem meeldivad just nimelt seda vastutustundlikkuse ja keskkonnateadlikkuse aspekti silmas pidades. Ja tihtipeale need väikesed muudatused ei nõua ka erilist sellist finantsressurssi, et see on tihtipeale ka tahte küsimus, et kas me tahame midagi teistmoodi teha ja muuta. Ja seesama ärimudeli analüüs on selline just hea meeskonnatöö harjutus ka või selline meeskonnakoolituse teema, et mõtleme läbi ja teatavasti on oma töötajad kõige viljakamad innovatsiooniideede pakkujad, et seda on ka uuringud näidanud, et kust ettevõtjad kõige rohkem innovaatilisi ideid saavad oma töötajad osased neid. Aga me saame siin praegu vaadata ka seda linki. Kes nüüd chati avab, siis näeb linki ESG tooli kohta, millele me siin äsja viitasime. Aga kuna küsimusi rohkem ei ole ja me oleme üsna põhjalikult kestlikkuse ja aruandlusega seotud teemad üle käinud, siis ma tänan sind Merle Ojasoo, organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis ja Deltek juhib edasi järgmisi webinare reaalaja majanduse teemadel. Kuulake meid kindlasti ka järgmisel nädalal, kui räägime rohkem andmepõhise aruandluse tehnilistest telgitavustest. Ja kes nüüd seda saadet järelvaatasid, siis saate saata ka küsimusi esinejatele, kui neid tekkis. Mina Margus Tammeroja Delteki poole pealt täname kuulamast, vaatamast ja järgmiste kordadeni. Ja aitäh, Merle. Aitäh kutsumast ja jõudu.